Tere hommikust! Ma joo kohvi, ma täna joon smoothit, kuna ma olen mingi healthy and shit. Siis kui sa avastad, sul on järgmine päev bikiini üritus ja sul on vaja ruttu vormi saada. Ühesõnaga, tere hommikust! Täna on meil siuke plaan, et 11.30 ma hakkan kodus sõitma. Ma viin ühe paki posti. Siis ma tangin Viimsi Alexelas. Siis ma võtan Circle K'st oma topsiga kohvi, kuna ma olen, tahan meie planeeti säästa, päästa, mida. Siis next up, ma üritan jõuda 12.30 Rocca al Mare sinna Jazz Selve pesulasse, kuna mingid linnud on mul auto täiesti täis sittunud ja mul on natukene piinlik minna üritusele siukse autoga. Seega ma pesen seal auto. Siis ma võtan peale nagu influenceri / fotograafi Kristjan Aru. Ja siis ma võtan peale Eliis Grünberg. Ja siis me sõidame Rummo karjääri Paekalda veespordi ja seikluskeskusesse. Väga thanks, et nagu promoti kutsusite ja värki. Anyways, siis me mingi supitame seal, me lähme snorgeldama allvee fotograafiga, siis saame mingi pilte värki. Oh my god, ma olen nii scared ja mul on praegu rõve allergiahoog ja ma loogi ei saa aru, kas see on nagu allergiahoog või see on külmetus, kuna mul on nagu mõlemad. Aga õues on 18 kraadi ja on pilves ja veits on tuuline ja ma kardan räägilt, et ma jään täna haigeks. Seega pray for me and let's see how this shit goes. Ühesõnaga, update. Me oleme kohal, aga tore on. Päike on, aga tuul on. Ühesõnaga, ma käisin autot pesemas ja see on nüüd üleni tolmune. Sinna läks 6 euri. Ja brain damage. Äkki on nagu veel midagi nagu tutskevat. How fast you want us to jump? Depends. How fast? How fast you want us to jump? Niimoodi, et põhja läheb. 60 beats per minute. Okay, that's a bit faster. Oh yeah, that's like super slow though. Yeah. Yeah, that sounds Okay, like 300. That's like hardstyle. Siis teeme väikse kujunduse ka siia. Meil siin loomeeksperdid saavad anda nõu natuke. Võite visata neid toredaid kotti. Tepe jaoks teeme pärast šotid. Kus ei luba? Šotid jah, eraldi šotid. Peale 2 minutit ka nähtavuse, et muidu need prilligaasid kipuvad uduseks minema. Lihtsalt sülitad sisse ära ja loputate vees ära. Snorkli tööpõhimõte. Külm on. Nii palju võid sõja jutte veel rääkida. Te ei lõksu sinna. Räpte. Ta jaanuaris läks või? Jaa. Kus ta teenib? Teenib seda juba. Ta võttis ju 3 nädalaga mingi 18 kilo alla. Ma algus võtsin ikka juurde. Ta või Tee on katki. Ma viikin, kui sa ära lähed. Su aktus on ju homme. Nagu kohver ütleb Võsuuni piits. See oleks väga nii nice on. Pärast suun siis. Ühesõnaga, me oleme nüüd tagasi. Holy shit. Miks sa ei olnud, et mul mingi rant on näos? See on loomulik. Mul on külm. Võib-olla. Eliis, lähme sööma kuhugi. Lähme sööma. Ja nii lähme sööma.
Lähme empi. Liis, lähme empi. Lähme empi. Ma olen nüüd lõpuks kodus ja ma tean, siit ei tule üldse palju klippe sellest nagu üritusest. I'm sorry Marjale, I'm sorry Promoti, I'm sorry kõik inimesed, kes lootsid lahti saada. See oli mitu põhjust. Esiteks, et ma saaksin oma telefoni üldse kasutada. Mul peab olema 2 telefoni, ehk siis teises telefonis ma helistan ja teen hotspoti. Mõlemal mul telefonil on suhteliselt nagu halb aku ja minu akupank andis ka ennast üles, seega põhimõtteliselt ma pean mõlemal nagu full aku peal, nagu ainult aku peal terve päeva ära elama. Seega ma ei tahtnud väga akut kulutada. Ma tegin nii palju klippe, kui ma sain, pluss me olime nagu vees ja kõik asjad igal pool nagu märjad. Seega me ei tahtnud väga riskida, et nagu mu telefoniga midagi juhtuma peaks, kuna siis on nagu kellad, vaata. Pluss social anxiety, et nagu vlogida ma väga ei julgenud, kuna inimesed nagu jutustavad ümberringi, siis järski ma mingi oi tere, onju. Et jaa, pluss nagu mingi snorgeldamist on väga raske vlogida, kuna ma olin, me Liisiga olime esimesed, kes läksid vette. Ja kui me ära tulime, siis ka juba nagu teised hakkasid ära tulema. Ehk siis nagu mul ei olnud nagu ühtegi hetke, kus ma oleksin saanud nagu vlogida, kuna ma ise ka määrega ma üritasin ka lipsud sellest ära saada. Et jaa. Hetkel ma teen endale teed, kuna ma reaalselt arvan, et ma jään haigeks. Nagu ma olen 100% kindel, et ma jään haigeks. Ma juba tunnen, kuidas ma on kurk valus. Arvake, kes on haige. Mina. Käisin poes, käisin apteegis, ostsin Colreksi. Ostsin endale pitsat, sihkasi ja cheese ballse. Siis ma ostsin kohvi. Mina võtsin kohvi. Ja siis by the way Selveris, ma olen seal käinud nagu viimase paari päeva jooksul nagu päris palju kordi, kuna mul on lihtsalt midagi vaja olnud. Iga kord ma olen nagu suhteliselt okei välja näinud ja mitte keegi ei ole ära tulnud. Okei, ja see Coffee'ni ma ei tea, kuidas öeldakse, teenindaja, kassiir, Peti, tema tundis ära, shout out sulle. Ja ta oli nii närvis ka, kuna ta oli esimest päeva tööl, ma olin nii kauja temast. Aga täna ma olen haige, ma olen suhteliselt pask välja ja siis olen kommiletis, kus ma tavaliselt ei käi, aga kuna ma olen haige ja ma tahan lihtsalt mingit rõvedat asja enda näost sisse süüa, siis ma mõtlesin, võtaks nagu šokolaadi, onju. Ja siis näen juba eemalt, tuleb mingi pisikene tüdruk ja siis läheb minust mööda, ma ütlesin tere talle, ta ütles tere vastu, väga viisakas. Läheb mööda ja siis otsib oma telefoni üles, siis tuleb uuesti tagasi, et pilti küsida. Ja mis ma olen tähele pannud nagu enda fännide juures või enda jälgijate juures, et kui nad on nagu minust väga palju nooremad, siis mul on venn ja mu vend on 10-aastane ja ta on ikka nagu laps selles mõttes, et me ei ole lasknud teha tal ei Facebooki ega Instagrami, ei Snapchati, et nagu hoida võimalikult kaua teda nagu eemal selles maailmas, kuna tänapäeval lapsed kasvavad nii ruttu ülesse. Aga enda fännide puhul, kuna obviously, kui nad on nii noored kui mu vend, siis neil on juurdepääs nagu kõikidele sotsiaalmeedia platvormidele ja näha, et nad on küll nagu oma vanuse kohta võib-olla käituvad liiga nii-öelda suurte inimestena, aga nad on mega enesekindlad ja lihtsalt hästi asjalikud. Oh my god, miks mul silmad märjaks lähevad selle peale? See on ainult sellepärast, et ma olen praegu haige. Ma muidu ei ole siuke mingi piripilli-liisu, poppiskiisu. Ühesõnaga täiesti putsis. Ei, siin on midagi ärritab. Issand, värsked õhku, tolm, särgid, värgid. Aga mis ma öelda tahtsin, on see, et seda on väga tore näha, et kõik minu nagu jälgijad on nagu hästi nagu asjalikud inimesed ja nagu toredad ja et nagu, aga üks siis, mida ma ütlema pean. And I'm going to say it in English because when you see fans that watch your videos that are the same age as your brother, your little teeny tiny brother who is like a kid, a little fucking kid. And then when you think about what kind of videos you put up on YouTube and you curse, you swear, you act like a bad influence, you drink alcohol, you smoke cigarettes, and then you think that little girl who just came up to you,
who's the same age as your brother, that they watch those videos and that I am a bad influence. My point is that I have never wanted to be a family-friendly PG-13 channel because I just can't be like that, because that's like kind of fake to me, because I have cursed my whole life, like, and I've been like this for a very long time, and I don't think I should like change my appearance just to be family friendly on the internet. But I think that from now on it would be more beneficial if I try not to curse so much. And just so you know, it's not because I'm trying to be PG-13, but it's because I've seen my fans in real life, and some of them are very, very, very young. And although it's the parents' job to watch over what their kid is doing on the internet, and I don't think a 10-year-old should be watching my videos. I don't think that, but if they like me, if they like my videos, then I think that, you know, they have already watched me and the parents can't do anything anymore about it. So the only thing I can do is to be a better influence. Because I'm an influencer. My point is that I'm talking in English, so the younger folk don't understand me. But I think you, my older viewers, watchers, if you're the same age as me, I'm turning 21 this year, and I'm like pretty fucking old already compared to my brother. Like, my brother is 10 years younger than me, but like some girls from his class are watching my videos also. So I think if you're as old as me, or like 18 or something, like, please tell me what I should do, because I can't tell the parents, yo, please stop letting your kids watch my videos. It's impossible. Like, the parents probably don't even know. So, you know, I want to be the way I have been on my channel, like I have always been, but you know, it's shit hits different when you see those kids in real life and they're like, hi Annie, I love you so much, oh my god. Then the kid is fucking 9 years old and I'm like, okay. Anyway, so if you're like 18 plus or like 16 plus, I don't know, just tell me what I should do, because I know I can't be like completely curse free, because then I would be family friendly and PG-13, which I don't want to be, because I'm not like that, and I've stated it like 10 fucking times already. Because I don't want to be that. I don't want to be that. We have too many of those channels in Estonia already, so I'm not going to be like that. And I can't really be the next Tana Moncho, because I have kids who are 10 years old watching me, so tell me what to do. Ühesõnaga, aitäh teile vaatamast minu videot, kui siia just rohkem klippe ei tule. Oh my god, see on nii palav. Ma nüüd lähen tuppa ja ma ravin ennast terveks. Mul pidi täna olema Sky.ee-ga podcast ja mul oli see veel hommikul meeles ja siis ma jäin uuesti magama ja ma magasin reaalselt mingi kella 1-ni ja siis ta kirjutab mulle ja siis ma pidin lihtsalt ütlema talle, sorry, ma ei saa tulla täna, kuna mul ei ole literaali hääd, nagu mul mul lihtsalt nagu video lõpuks kaob täiesti hääl ära ja siis see podcast oleks olnud mingi 40 minutit. Ühesõnaga, stay safe, my children. Ja teie, kes te vahepeal mu inglisekeelsest jutust aru ei saanud, siis ma ei tea, vahepeal öelge oma vanematele ka, millega te tegelete internetis. Siis vaadake, kas nad nagu proovivad seda või mitte. Mul ei ole hääd. Tavai, ma armastan teid. Pange subscribe ja like ja followige mind Instagramis, et Annie Brita.